Austatud ekstsellentsid, daamid ja härrad, head kokku tulnud, tere hommikut! Minu nimi on Vote Lansen ja olen Inimõiguste Instituudi juhatuse liige. Ja oleme juba oma tavapärasele aasta konverentsile kogunenud ja nagu igal ajal, et midagi arutleda, siis kõige tähtsam on esitada õigeid küsimusi. Kas meie küsimus, mida me näeme pealkirjas, on kõige päevakohasem, see selgubki tänase päeva jooksul. Nüüd mõned teated. Ma palun, et te peaksite meeles, kui konverents lõpeb, siis te lülitaksite oma telefonid tavapärasele režiimile tagasi, aga et seda oleks võimalik teha, siis esmalt tuleb nad panna hääletuks või välja lülitada. Aga ärge unustage neid tagasi lülitamast. Ja meil on sel aastal toimub konverents kahes töökeeles, eesti keeles ja inglise keeles, ja siis, et mõista seda keelt, mida ise ja muidu ei mõista, on meil ka sünkroontõlge. Sealt uste juures saab tõlkeaparaadid ja kõrvaklapid ja kanalil 1 on inglise keel ja 2 on eesti keel. Ja kui keegi tahab sidevõrkudesse minna, siis on ka siin meil wifi olemas. Wifi parooled me leiame uste juures seinte pealt, aga see on events. Ja nüüd on mul hea meel anda sõna meie konverentsi peakorraldajale ja Riigikogu liikmele Mart Nutt, palun. Aitäh Vootele! Austatud ekstsellentsid, daamid ja härrad, head sõbrad! Taaskord pean avama inimõiguste aastakonverentsi nukra tõdemusega, et inimõiguste olukord maailmas on viimase aasta vältel pigem halvenenud kui paranenud. Kodusõda Süürias kestab. Verevalamine Kagu-Ukrainas jätkub. Aafrika on rahutu. Rändekriis ei ole tegelikult lõppenud. Uus konfliktikolle kummitab Korea poolsaarel, mis Lähis-Idas toimuma hakkab, me ei tea. Veel hiljuti tundus uskumatuna, et maailmas valitseb tuumasõja oht ja taaskord näeme, et suurimaks ohuks inimõigustele on julgeoleku defitsiit. Oleme tänavuse inimõiguste aastakonverentsi pealkirjastanud, kas inimõigused on vabalanguses. Mitmed arengud on toonud kaasa vajaduse inimõigusi uuesti mõtestada ja leida võimalusi, kuidas muutunud olukorras inimõigusi kaitsta. Tehnoloogia areng on seadnud löögi alla inimeste privaatsuse. Sõnavabadus on demokraatia vältimatu eeltingimus, kuid sellega võib ka inimestele palju kannatusi tekitada. Terrorism on valusaks löögiks inimõiguste alustele, õigusele elule. Kas tänased ühiskonnad suudavad ohjeldada terrorismi ja kaitsta õigust elule, seadmata kahtluse alla mitmeid muid väärtusi ja teisi inimõigusi? Puudutame konverentsil ka väikeriikide ja põlisrahvaste teemat. Mitmed põlisrahvad on väljasuremise äärele viidud riikide vastutustundetu tegevuse läbi. Ärme unusta, et ka puhas loodus ja elamisväärne keskkond on inimõigus, mida aeg-ajalt kiputakse unustama. Tuleb rõhutada, et väikeriigid mõistavad tihtipeale teravaid maailma probleeme paremini kui suurriigid. See on ka üks põhjus, miks Eesti pürgib aastateks 2020 ja 2021 ÜRO Julgeolekunõukogu mittealaliseks liikmeks. Usume, et Eestil on pakkuda maailmale nii mõndagi inimõiguste ja julgeoleku vallas. Soovin teile sisukaid arutelusid ja väitlusi meie aastakonverentsil ja usun, et saate kõik mitmete teadmiste võrra rikkamaks. Head konverentsi teile!